lasteaias ja algklassides mängime sellist mängu nagu hirmuskaart. Et see käib siis niimoodi, et mina näitan õpilastele erinevaid pilte ja õpilased nimetavad, mis pildil on. No näiteks siin on jacket ja niimoodi järjest ma muudkui ka näitan, nemad muudkui ka nimetavad. Ja nii kaua, kuni tuleb üks pilt, mis ei ole üldse selle teemaga seotud, et kui me õpime riideesemete nimetusi ja tuli äkitselt hoopiski pinali pilt, siis õpilased poevad ruttu pingi alla peitu. Tulevad siis sealt tooli pealt ära ja poevad pingi alla peitu. Siis nad tulevad jälle tagasi, istuvad oma kohale ilusti. Mina hakkan jälle näitama pilte, nemad muudkui ka nimetavad ja nii kaua, kuni jälle tuleb midagi, mis teistega kokku ei sobi. Näiteks siin on penn, eks siis nad jälle poevad ruttu pingi alla peitu. Et see tekitab sellist elevust, õpilased saavad liikuda ja on hästi vahva on ka. Et seda saab kasutada ka näiteks tähestiku õppimisel. Õpetaja näitab tähekaarte, õpilased nimetavad näiteks tähti ja näiteks iga kord, kui ütleme, et õpetaja näitab täishäälikuid ja tuleb hoopiski kaashäälik, siis õpilased näiteks poevad peitu. Või ma ei tea, näiteks puude õppimisel õpetaja näitab puude pilte, näiteks seal on kõik lehtpuud ja vahepeale tuleb üks okaspuu, siis õpilased poevad ruttu peitu. Matemaatikas näiteks õpetaja saab näidata erinevaid tehteid, lihtsamaid tehteid ja kui näiteks vastus on paarisarv või vastupidi näiteks paaritu arv, siis peavad pugema peitu. Et selline mäng siis. See mäng on siit kogumikust lehekülg 13 see olemas. Hirmuskaart.